Okay, let's see if there's some. Niisiis, ootame, kuni slaidid ilmuvad ekraanile. Kõigepealt, Tiit, suur tänu selle väga olulise sündmuse korraldamise eest. Ma ei tea, kuidas on lood Eestis, aga Soomes, kui rääkida metsade ökoloogilisest jätkusuutlikkusest, siis tuleb toonitada, et metsandus on väga oluline osa meie majandusest ning et metsade kasutamine on täiesti vastuvõetav. Metsad on suurepärane loodusressurss, puit on taastuv toormeallikas. Aga puit peab olema ökoloogiliselt jätkusuutlik. Ainult niimoodi me saame tagada, et me saame metsi ka tulevikus kasutada. Ja nüüd saime ka slaidid ekraanile. Nii nagu Tiit ütles, siis keskkonnaküsimused viisid mind poliitikasse ja Soomes. Keskkond, see tähendab põhimõtteliselt metsi. Siin pildil te näete mind viitamas kaitseala poole. Ma olin 30 aastat tagasi seal metsas, seda ähvardas maha raiumine. Meil õnnestus see mets päästa, õnnestus raiet takistada ja nüüd meil on seal suurepärane kaitseala. Oma esitluses ma tahaksin teile rääkida, kuidas metsateema kajastub Soome poliitikas. Nagu te teate, siis Soome on metsane maa. Meil on kõige rohkem metsa pindala kohta Euroopa Liidus ja ei ole üllatav, et metsad on ühiskonna jaoks midagi enamat kui bioloogiline ressurss. Metsad on keskne osa meie identiteedist, majandusmootor ning samuti poliitiliselt aina tundlikum arutelu teema. On väga palju huvisid, mis on seotud metsadega. Siin on näha mõned nendest huvidest. Majandushuvid on domineerinud, teisi huvisid on ignoreeritud ning seetõttu on konfliktid erinevate huvide vahel kasvanud. Neid konflikte arutatakse aina enam mitte ainult poliitikute tasemel, vaid ka tavainimeste tasemel. Ja kui me hakkame nüüd mõtlema poliitilistele konfliktidele, mis on seotud metsadega, siis 4 teemat. Kõigepealt intensiivne metsade kasutus ja keskkond. Soomes on metsi nähtud rohelise kullana, mis on taganud Soome heaolu. Aastakümneid on domineerinud see nii-öelda produktivistlik lähenemine meie ühiskonnas. On keskendutud puidu tootmisele, metsatööstusele. Selleks on ka head põhjused. Meie heaolu ühiskond on ehitatud puidule. Aga nüüd on selle konsensuse seadnud küsimärgi alla keskkonnadiskursus, sellepärast et intensiivne metsakasutus on tugevalt nõrgendanud elurikkust, süsiniku sidumist, kliimamuutuse leevendust ja veekogude seisu. Metsatööstuse vastus sellele arutelule on olnud metsasertifikaadid. Neid kasutatakse väga laialdaselt. Umbes 90% Soome metsadest on sertifitseeritud, aga sertifikaadid, eriti just laialdaselt kasutada PFC, on liiga nõrgad ja on vabatahtlikult. Ja teine konflikt, mis meil on metsanduses, on kõike rohkem strateegia nii-öelda. Praegune riiklik metsapoliitika on seadnud eesmärgiks, et kõiki metsaväärtusi me peaksime maksimeerima. Majanduslikku, sotsiaalset, ökoloogilist. Metsanduslobi jätkub nii nagu varem, ütleb, et mingeid olulisi muutusi ei ole vaja. Neil on lihtsalt uus nimi nüüd. Nad ütlevad, et nad tegelevad metsa biomajandusega.
Nad ütlevad, et me peame lihtsalt kiirendama metsade kasvu, et meil oleks rohkem puitu kõikideks vajadusteks, aga loomulikult see ei ole võimalik. Pärast teist maailmasõda Soomes kuivendati miljonid hektarid turbamaad, et saada juurde rohkem metsi. Ja nüüd meil ongi 4,6 miljonit hektarit metsi kasvamas sellistel endistel turbaaladel ja 1/4 juurdekasvust tuleb nendelt aladelt, aga me ei saa seda trikki enam korrata. Ei ole uut maad, mida me saaksime metsastada ja lisaks sellele on kasvav surve hävitada metsi muudel eesmärkidel ja väetiste kasutamine, istikute aretamine ja muud metsamajanduslikud võtted ei võimalda meil jätkata siin nagu seni. Me peaksime vähendama raiemahtu ja kasutama puitu targemalt, et me saaksime rohkem vähemast. See peaks viima selleni, et me tõstame töötlemise määra, aga me oleme liikunud kahjuks vastupidises suunas. Metsatööstus sõidab praegu jänest kliimapoliitikas. Näiteks praegu on tööstus, energiatootmine, teised sektorid vähendanud emissioone, aga sama ei saa öelda metsade ja CO2 neelamise kohta. Ja siin on näha slaidil, kuidas praegune metsandus on jätkusuutmatu mitmel põhjusel. Esimene pilt näitab, kuidas metsatööstuse poolt toodetav väärtus on aina vähenenud. Siin on näha ajavahemik 2000 kuni 2024. Sinine liin, sinine joon näitab siin raiemahtu miljonites tihumeetrites ja punane joon näitab metsatööstuse poolt loodud lisaväärtust miljonites eurodes. Ja nagu te näete, siis olgugi, et järjest rohkem metsi raiutakse maha, on see, mida see annab meie majandusele vähenenud. Praegu on meil siis olnud areng, et rohkem tähendab vähem, mis on täiesti vale suund. Teine pilt näitab nende inimeste arvu, kes töötavad metsandussektoris vahemikus 2002 kuni 2021. Ja oranž joon näitab raiemahtu. Ja siis need tulbad näitavad inimeste arvu, kes on saanud tööd puidutööstuses. Nagu te näete, raiemahud on kasvanud, aga see ei ole toonud endaga kaasa rohkem töökohti. Ja allpool on siis vasakul näha metsas seotav CO2 vahemikus 1990 kuni 2024 ja siin on näha kahjuks väga negatiivne tendents. Ja siis roheline on biomass, oranž on puittooted ja metsa muld, see sinine osa on emissioonide allikas. Ja see on toonud endaga kaasa selle, et meil on CO2 sidumine metsamaal Soomes praktiliselt 0. Viimane pilt näitab, et paljudes Soome piirkondades on raiemaht ületanud jätkusuutliku taseme isegi majanduslikus mõttes, isegi kui me jätame elurikkuse aspektid täiesti kõrvale. Nüüd veel nendest konfliktidest. Praegu on suur poliitiline lõhe Soome ja Euroopa Liidu vahel. Soome poliitilised juhid ja metsandusorganisatsioonid tihtipeale näevad Euroopa Liidu keskkonnastrateegiaid ideoloogilise sissetungina meie riiklikku sõltumatusesse ja näevad selles erahuvide õõnestamist. Soome ütleb, et Euroopa Liit peaks aru saama, kui oluline metsandus meile on ja suhtumine nende poolt on selline, et ei peaks olema nii rangeid nõudmisi
kliimapoliitikas, eriti LULUCF sektoris, suhtumine on selline, et looduse taastamise õigusakt ei ole õiglane, Soome tahaks seda muuta ja et me ei taha kaitsta kogu oma vana loodusmetsa. No lõppkokkuvõttes me teame ise, kuidas majandada oma metsi ja keegi Euroopa Liidus ei saa metsadest nii aru, nagu meie nendest aru saame. Ja lisaks on veel konflikt, mis puudutab eraomandit ja omandiõigusi. Metsaomanik on see, kes otsustab, mida ta oma metsas teeb, kui on mingisugused regulatsioonid metsade majandamise kohta, siis tihtipeale nähakse seda põhiõiguste rikkumisena. Näiteks just eile hääletas Soome parlament selle üle, kas põhiseaduskomisjon peaks tegelema seadusandlusega, mis puudutab raiumist lindude pesitsuse ajal. Ja miks see olukord meil selline praegu Soomes on? Meil on väga tihe ja tugev metsanduse mõjutajate võrgustik. Meil on põllumajandus- ja metsandusminister või ministeerium ja meil on majandusministeerium, tööhõiveministeerium, nad teevad väga tihedat koostööd põllumajandustootjate ja metsaomanike liiduga. Nad tahavad säilitada status quo'd, neid ei huvita ökoloogiline pool, ökoloogiline teadus. Soomes on riiklik kliimapaneel ja riiklik looduspaneel. Ja kuna nõuanded nendest sõltumatutest paneelidest ei meeldi põllumajandusministeeriumile, siis nad tahtsid luua oma paneeli, metsa biomajanduse paneeli. Aga isegi nemad on öelnud, et praegune metsandus ei ole jätkusuutlik kliima ja looduse vaatest. Metsaomanike organisatsioonid on väga tugevad mõjutajad. Nad näevad, et metsaomanike ja metsatööstuse huvid on samad ja nad teevad lobitööd mõlema eest, olgugi et tegelikult need huvid alati ei kattu. Meil on samuti mitmesuguseid fonde, mille ülesandeks on levitada metsanduslobi kodanikele, koolilastele ja otsustajatele. Poliitilised parteid kuulavad väga tähelepanelikult metsanduse lobi, sellepärast et osade erakondade jaoks on oluline metsaomanike arvamus, teiste jaoks metsatööstuse arvamus. Minu enda erakond Rohelised on ainuke, kellel ei ole nende huvigruppidega seoseid. Luke, Soome loodusressursside instituut on põllumajandus- ja metsandusministeeriumi alluvuses ja on näha, milline on nende väljund teadus- ja uurimustegevuses, olgugi et mitmed teadlased ise on väga kõrgel tasemel. Mitmed keskkonnaorganisatsioonid loomulikult teevad keskkonna huvikaitset, aga nende võim on väga väike võrreldes metsanduslobiga. Siin veel mõned slaidid omandisuhete ja õiguste kohta. Nagu te näete, siis Soomes on palju eraomanikke, kui me räägime metsaomandist, ja see on väga heterogeenne grupp. Metsaomanikel on erinevad väärtushinnangud, neil on erinevad eesmärgid oma metsa omades ja kahjuks see ei kajastu metsaomanike liitude töös. Need liidud tegutsevad endiselt sellest vaatest, et tuleb edendada majanduslikku metsade kasutust, olgugi et paljud omanikud peavad oluliseks ka muid väärtusi peale metsade raiumise. Inimestel peaks olema võimalik saada oma metsadest kasu ka kliima ja elurikkuse vaatest.
meil on Soomes ka igamehe õigus. See on traditsiooniline õigus, mis lubab kõikidel inimestel liikuda metsades, matkata, korjata marju, seeni. Igamehe õigust toetatakse laialdaselt ja ei ole poliitilist arutelu sellel teemal. Aga tekib küsimus seoses igamehe õigusega ja loodusturismiga ja sellega, millist kasu keegi võib saada kuskilt marjade või seente korjamisest. Siis eraldi aspektiks on saamide õigused. Põhja-Soomes on käimas poliitilised ja õiguslikud vaidlused, mis puudutavad saamide maakasutusõigusi. Riik omab seal suuremat osa metsamaast, aga metsa majandamine ja raiumine on viinud seal pikaajalisse konflikti riigi saamidega, kes tegelevad põhjapõtrade karjatamisega ja oma kultuuri praktiseerimisega. See on lühikene ülevaade Soomes toimuvast. Aitäh!